No nii, oleme jõudnud Aluverele siis. Tegelikult on juba ajasõidud ka sõidetud ja esimene poolfinaal samuti. Ajasõidus saime siis 6. koha, kaotust esimesele mingi 4,7 või peaaegu 5 sekundit. See tähendas seda, et lõppkokkuvõttes siis pidime teises grupis startima ja 3. kohalt. Esimeses poolfinaalis siis Henri Muld oli paremas reas, Kaimo Unt oli teises keskel ja mina olin siis esimeses reas vasakul pool. Start oli peaaegu enam-vähem, siis läksimegi sõitma. Kuna meie olime teises grupis, siis oli hea, et me nägime esimeses gruppi rahvast ära, et kuidas Jokkeri taktika on lõpuks siis. Et Jokker on Jokker on suhke kaval. Meie taktika oli see, et lähme võimalikult kähku Jokkerisse. Et kui keegi meile ette jääb, siis ega sa ei saa kiiremini, sõita pole võimalik. Sõit oli muidu enam-vähem, siukseid nipakaid-napakaid oli. Sai siin ühes heas kohas, sai ka natukene rehvidesse sõidetud esiotsaga, juhipoolse otsaga, aga seal mingit muret ei olnud. Siis oligi, võitsime oma sõidu, meil siin ühe pidurdus maa peale Henri Muld ka käis külas, tahtis vist pidurdada mööda meist, aga ega väga võimalik ei ole. Siis ongi, esimese poolfinaali siis võitsime, võrreldes teise grupiga oli meie grupp 10 sekundit kiirem, et eks rada läks ka natukene paremaks. Aga nüüd oleme teise poolfinaali ootusest, stardi kohta veel ei ole kirjas, et mitmendana või kust me stardime. Teoreetiliselt peaks eest reas startima, aga reaalselt ei tea. Vaatame siin, praegu saab hästi lund ka jälle, rada ise on päris libe, kruusane ka, aga ei ole midagi hullu. Vaatame nüüd selle rajaosa ka siis üle. Siin praegus noored sõidavad. Midagi hullu ei ole. See nüüd, kus see auto läks, see on hästi loll koht. Ja muidugi, kui sõit oli tehtud, siis meil tekkis autot vaadates paar komplikatsiooni. Avastasime, et kõrvalistuja poolteel ja kummilt on nipukas, mis nipukas, klamber maha tulnud tegelikult. Ja siis vaatasin juhi omale oli üldse kumm katki täiesti. Ehk tegime siukse ühe kiire poolteel ja vahetuse, siis meil Martin Nöpse isa on mul kaasas. Isaga tegime, saime siin allikute käest õnneks määred, perekond Tuntide käest saime teatud tööriistusi, mis oli meil maha ununenud. Ja siis Nöps võttis aega, poolteel ja otsavahetus oli 16 minutit, tegelikult saab tunduvalt kiiremini, aga ütleb niimoodi, et töökeskkond ei ole väga vastav. Aga räägime peale teist poolfinaali ja siis saame mingit infot rohkemat äkki anda. Kris, mis sõide? Jooksev. Kumm on katki? See ei ole uus. Ei, need ei ole ükski uus. Uusi hulga kodus. No jah, aga meil on komplekt. Paneme nipukaga või klambriga? Nipuka. Ühe klambriga. Ai, klass esivedku. Rossik sprint. Reijo Metska, Kaspar Allik, Oliver Taks, Siim Saar. Ja Lada klassikumehed, pange ka oma padadele tuled alla. Torvi Lang, Saar, Alar Talivee, Tutstotane. Relliga otsa siis.
teine poolfinaal on sõidetud. Saime siis startida esireast. Minu see stardikohtade paikapanek on suht keeruline siin, et siin ei saa mitte midagi kahjuks aruna. Et lõpuks vist selgub, et siin pannakse ajasõidu järgi üldse paikana. Aga ühesõnaga teises grupis sain siis koha valida, valisin paremale poole. Start tuli päris hästi teise käiguga. Minul läks suhteliselt okeilt, midagi nuriseda ei saa. Sõit on sõidetud ja ilusti võidetud ka. Teine grupp jälle kaotas meie grupile siis. Aga siin meie sõidus siis juhtus mingi siuke oksieks on ka, et Kaimo Unt ja Kevin Allik siis sõitsid minu taga. Nad seal midagi puigerdasid ja mis möllasid, ühesõnaga Kaimo auto on päris katkina. Esistange, selle õnneks said nad ära lappida. Ja siis on klaas ka, et tehti siuke teibituuning siia. Muidu on suhteliselt keeruline, et klaas peab ikkagi olema. Et midagi nad puiklesid seal, ühesõnaga aru ei saanud. Et kes seal lõpuks süüdi oli, pole õrna aimu ka isegi. Et siin ühed räägivad ühte, teised räägivad teist, kõik vaatavad ikkagi oma niinimetatud fännibaasi puhul, et oma sõitja ikka süüdi ei ole. Aga eks sealt mingid videod asjad ka lõpuks kuhugi tulevad. Ma ei tea, vist Allik sai disklahvi ka üldse tollest sõidust, et ühesõnaga seal on mingi lape korralik. Me vaatame, otsime siin ühe konkurendi ülesse, et mis ta meile jutustab, et kuna ta siin tookord kommentaariumis ütles, et võiks teiste sõitjatega ka rääkida, siis lähme vaatame, otsime ta ülesse kuskilt. Leidsime kolleegi ka ülesse, Fredi ka leidsime ülesse. Fredi sõidab ka Golf 2-ga meil siis. Jaa, see on veel meie käest ostetud, kunagi Lätist tõime, tuli punane ja tegelikult päris hea kerega. Aga nüüd ta on siin mingi 2-3 aastat on sõitnud, tegi siukse salongi uuenduse, korrastas ilusti ära, päris kade meel on tegelikult. Et valge on ilus, aga nagu näha, et siis rooste ja kõik need asjad paistavad väga lihtsalt välja kohe. Hästi hea puuriga auto on tegelikult. Fredi, mis sa siis arvad, kuidas sul tänane võistluspäev läinud on? Ma arvan, et väga hästi. Ajasõit oli 3. Esimeses eelsõidus ei saanud stardist ära, siis olin 2 grupi kokkuvõttes 9. See juba oli suuke, võttis mõtlema. Viskasin rehvid ümber. Kuidas rada tundub? Rada on väga viimase peal. Mõned kruusased kohad tulevad, aga üldpildis on hea, korraldus on hea, vägev. Kuidas sulle need rehvid seal raja ääres meeldivad? Nendest tuleb lihtsalt eemal hoida. Siin on väga torki, mida su minna. Muidu võib palju pahandust tekkida. Ütleme niimoodi, et mina olen 2 korda rehvides käinud juba ninaga. Tui, veel ei ole. Mul nii hästi pole läinud. Aga kuidas on, said sa A-finaali või B-finaalist? Kahjuks B-finaalist. Stardin eest reast ja ikkagi loodaks tulla ka sinna aastasse. Ma annan sulle hea mõtte, et stardis esimeses reast paremalt poolt. Ma ei saa valida, ma olen 3. Okay. Et mul on see, et see koht, mis jääb, selle ma saan. Aga kuidas Jokker tundub muidu? Jokker on siuke, kuna seal tolmupilves eriti midagi näha ei ole, siis ma kogu aeg kompan seal, üritan aru saada, kus kohas see Jokker sinna nagu sisse läheb. Aga siis vahepeal on pidurdad nii vara maha, tegelikult on nagu veel maad veel küll ja veel sinna. Aga kuidas Jokkeri taktika teil töötanud on täna? Algul esimese sõidu sõitsin oma peaga, siis panin veits puusse, siis võtsin kõrvaklapid, panin kõrva, siis tegin Siimuga side ja siis Siim saatis mu eelviimasel ringil äkki, saatis mu Jokkerisse ja see töötas. Omas sõidust tulin 3. Väga hästi, aga vaatame, kuidas pärast B-finaali ja loodame, et saame A-finaalis ka puigelda. Alustame A-finaaliga, nagu kohe siin nähagi, ei läinud 3. käik sisse. Siia oleks seda Hella bussijuhi käiguvahetust vaja. Nagu tellitud, siin ta ongi. Et ta finaalis siis ei teagi, mis siin ees toimus praegus, aga praegust teoreetiliselt oleme mingi 4. Ja nagu näha, Kaimo ees, Reijo ja Kristo. Olemegi 4. Aga siin on nagu siuke loll lüke sai kohe tehtud, et sai Jokkerisse mindud. Tagantjärgi tarkusena vist oleks pidanud ring 2 hiljem minema. Oleks meile natukene parem olnud. Aga see, mis tehtud, see tehtud juba. Arvasin, et kaaskolleegid on ikkagi kiiremad, aga
tuli välja, et mõned teatud kohad, kus nad olid päris aeglased või üllatavalt aeglased minu jaoks. Et siin me sõidamegi Kristohundi taga praegus. See on suht siuke põnev koht, et siin saab päris hästi peal hoida tegelikult. Et ei pea mingi pidurdamisega tegelema, aga ütleme niimoodi, et üksi sõites on natukene parem või puhtana sõites. Aga peame arvestama siin teistega. See on ka suht ebamugav koht. Siin on siuke kitsas S ja hästi palju raja äärtes on rehve siis nagu näha on. Et ega need rehvid on ka kohe kurja juur. Ja nagu näha, et ega autod on suht sama head kõigile, et ega siin hooga ei saa kuidagi mööda kelleski. Ja nüüd me siis lämmegi. Kui enne eelmine tiir käisime Jokkeris, siis praegune tiir lähme, sõidame pearada pidi. Ja see rada on ühtepidi natukene loll ka, et siin on hästi raske kellestki mööda sõita. Siin ma proovin siis jälle mingit võimalust ära kasutada, aga ütleme niimoodi, et uks võib küll vaba olla, aga ega see ei tähenda, et ma nüüd läbi pean suruma sealt ukse august. Et oleks olnud võib-olla seal vasakul rehvideski, siis seda jama ei ole vaja. Aga nüüd peaks olema näha, et Kristo siin ukerdab natukene ees, et ta on päris aeglane minu jaoks siin ees. Vähemalt selle teatud koha peal. Panime põksvud alla tagant, et ma ei tea, miks talle meeldib pidurdada seal, aga ei ole hullu. Tänu sellele läks natukene trajektoor ka meil valeks. Hästi ebamugav koht on ja see, et see peaks tunduvalt laiem olema. Aga siin nüüd lähen hästi sisekurvi ja proovingi Kristost mööda sõita. Aga ega see ei ole nii lihtne siin ikkagi. Et sain küll mööda praeguseks. Aga ütleme niimoodi, et päris raske on, et ega ees on Reijo nüüd meil siis. Reijo ka. Ütleme niimoodi, et see võistlus ei tulnud tal kõige paremini välja. Et ei ole mitte midagi hullu, aga varasemalt on ta igal pool mujal tunduvalt kiirem olnud. Praegust oli suhteliselt hädas endaga. Jõudsime ka väga kähku suht lähedale talle tegelikult. Panime väikse põksu ka siin. Meie jaoks natukene harjumatu, et siin pidurdadakse, aga eks see võib ka väike taktikaline olla, et jalg õrnab piduri peal, et tegelikult hoogu ta maha ei võta, aga lihtsalt on konkurendi petmise jaoks ka. Kui piduri tulesi näed, siis alati tahad kohe ise ka pidurdada. Eelmine ring meil Kristoga läks päris hästi siin, siis proovin Reijoga ka seekord nii teha ja lähen samamoodi sisekurvist. Jõuame ka ikkagi suhteliselt mööda peaaegu, ütleme niimoodi. Aga ma ei tea, kas Reijo jäi ka pidurdamisega hiljaks päris palju, et mõlemad me siin panimegi välja siis. Kristo ka seal paremal pool, et mina olingi siin põhimõtteliselt rajalt väljas juba hooga. Ja tänu sellele asjale ma kaotasin juba põhimõtteliselt 2 kohta, et ma olin küll suhteliselt Reijost möödas. Aga siuke see ongi võidusõit meil siin, et midagi muud siin teha ei ole. Ja nüüd vasakult siis tulevad perekonnallikud, tulid Jokkerist. On siin Reijo taga peidus natukene. Siin on siuke loll olukord kohe tekkimas siis, kus niimoodi kes jättis ukse lahti, kes mitte. Aga varastasin Kalle Allikult ka ühe pildi siia. Siin see on, kuidas kellegile see oli, aga ju siis oli uks lahti. Aga siin me olemegi, siis Kevin Allik on ees. Ja nii me siin sõidame. Et oleme siin juba päris mitu kohta kaotanud ja praeguseks oleme 3, 4, 5, 6, ei teagi, 6. äkki või 7. isegi, päris kaugel.
siin sai Kevinile ka väiksed põksud pandud. Ootamatult aeglane oli ta nende kohtade peal. Ja siin ma siis nüüd proovin väliskurvist mööda minna, mis peaaegu ka isegi õnnestub, aga noh, ütleme niimoodi, et siin ma juba rajalt väljas olengi. Et ütleme niimoodi, et 10 meetrit rada jääb kitsaks mitme auto jaoks. Ja noh, siin ma siis pidurdasin mööda samamoodi. Üks koht karistab, teine koht jälle õpetab. Aga nii me siis läksimegi siit jälle edasi. Siin siis Reido saab vist Kaspar Allikost mööda. Ja, nii oligi. Kasparil läks pikaks seal. Nüüd oli mul ka siin olukord. Oleks rehvidesse pannud peaaegu. Et üllataval kombel jah, konkurendid kuidagi siin mäe otsas olid üllatavalt aeglased, et ei tea, mis neile ei sobinud siin. Siin ma ka siis natukene tegin ühe lolli lükke. Tegelikult, siin ma jõuan küll põhimõtteliselt kõrvale, aga kümned sealt mööda ei saa ja tänu sellele siis Kevin Allik sai ka jällegi mööda. Et ei oleks pidanud oma nina sinna vahele toppima, aga ütleme niimoodi, et sõites on kohakuti keeruline seda mõelda siin. Siin me tandemine lähme, siis mina lähen väljaspoolt natukene. Kevin oli suht lähedal seal rehvidele ja ütleme niimoodi, et väike puude minu poolt ja siis ega nii oligi. Ja nüüd me oleme juba siin kõik kolmekesi, Fredi ja Kevin oli ka veel vasakul. Siin enam väga pikka pidu ei olegi, et nüüd saab põhimõtteliselt üksi küll sõita, aga ega see lõpuks mingit tulemust enam ei too, et siin lõpuni ei ole palju jäänud enam. Ja rada oli ka üllatavalt libedaks läinud, ütleme näiteks see ja eelmine kurv, et need olid päris libedad tegelikult. See mäkke üleseminek oli ka, et ei saanudki lõpuks aru, kas rehvid hakkasid naeltest tühjaks saama või mis seal täpsemalt toimus, aga et enam nii head pidamist ei olnud, kui oli seal poolfinaalide ajal. Siin ongi siis see põhimõtteliselt finiši sirge. Lipumees on üleval. Ja see viisakas sõna. Siin tuleb Fredi veel külla. Ja siis nagu ikka, pange like, subscribe, kommenteerige. Näeme juba järgmine kord.